Kubja mesindustallu. Minuga vestlusringis on Olvi ja Jüri Lugus. Olvi, äkki sa räägid natukene sellest talu ajaloost? Kuidas teie sattusite siia tallu? Mina olen siin talus sündinud. See talu on ehitatud 1900. aastal ja see oli alguses elas siin Kubjas. Ja selle järgi on nagu siis see talu nimetus, Kubja talu, ja Kubja nimi oli Jüri. Ja siin... Kubjas oli Jüri ja nüüd on maja peremees ka Jüri. Kubja nimi oli Jüri, jah, ka, jah. Ja Priimägi. Ta ostis selle platsi vist siis Priiks või? No jah, see mägi oli Prii ja oli nagu Priimägi siis. Nii, millal teie siia tulite? Meie tuli 1973. No siis päris siis elama. Meie, jah, meie. Aga muidu minu isa ostis selle talu 1936. aastal ja siis vahepeal, kuna ema oli mul kooliõpetaja ja juhataja, siis me vahepeal elasime 3 aastat koolimajas, siit mõned 100 meetrit eemalt. Millal te mesindustaluks saite? Mesindust? Kuskil 2000. 2001. aastal hakkasime päris siis mesinduse peale. Muidu alguses 1986 aastal Jüri isa kinkis Jürile mesipuu taru, ühe pere. Ja siis see pere esialgu siis, isa elas siit 3 kilomeetrit teises külas. See taru oli esialgu isa juures ja siis järgmisel aastal tõime selle taru nagu oma aeda ja Jüri hakkas siis paljundama sellest ühest tarust. Ja palju on tänaseks tulnud? Kui ühe taruga alustasite, palju teil praegu on tarusid? No praegu on vähe. 28 on täna vasta kirjas ainult. Mis oli kõrget? Kuskil 100 ringis läks ikka talvituma niimoodi mingil ajal. Ja siis nii 70-80 taru oli nagu enamalt jaolt. Aga lähme vaatame neid tarusid, mis siin paistavad. Jüri, kas mesilased on sul tigedad? Ei ole. Kas ma võin lähemale minna ilma varju ja kõige asjadeta? Võib pai teha. Lähen pai tegema. Ja kui sutsaka saan, mis siis juhtub? Siis oled süüdi. Olen ise süüdi, et läksin lennuteel ette, eks ole? Tegid liiga kõva pai, jah. Jah. Nii, aga räägi, mis tarud sul siin on, sellised toredad? Siin on mul tõumesilased, kellest ma paljundan. Kasvatan emasid ja... Aga teised on tootmistarud, korpustarud. Et siin lamavtarudes sul on siis nii-öelda emakasvatuskäik kõik siin ja... Emakasvatuse jaoks tõuloomad, jah. Ja need kastid nii-öelda, ütleme, et inimene, kes ei tea mesindusest midagi, ütleme, siis see ei ole ju taru seal, see korpustaru ju. Selles mõttes, ta ei ole ilus. Tal ei ole ilu ju, see on ilus. No see tuleb küljel lükata, siis on samasugune. Ja seal on sul siis tootmistarud? Need on tootmistarud. Sul on, ma tean, väga huvitavad igasugused abiristad valmistatud. Sellepärast, et kuidas sa sinna suure taru juurde nüüd sinna torni otsa pääsed? Praegu me siia seda tooma ei hakka. Ei, seda võib näidata kohe. Aga äkki siis ongi, et vaatame selle imerista ära. Töötab ahkutrelliga ja siis ei ole vaja oma jõuga tõsta. Niimoodi ei ole häbi tõsta. Ma ei tea, üles võib tõsta, meil suitsu ei ole, aga läheb nii üles ja siis ma saan siit alt ära vaadata, mis mul tarvis ja panen siia vahele jälle tühjad korpused ja nii saab lihtsamalt, ei ole neid vaja kõiki maha tõsta ega tagasi. Kus sul see mõte tuli, et selline riist ehitada? Ei jaksanud enam. Algul mul olid need
kõrgemad korpused ka veel, need olid ikka rasked, 35 kilo. Ja kui sa selle pead siia tagasi panema, siis ta võtab hinge välja. Siis tegin väiksemad korpused, aga see ka raske ja noh, kõik tuleb ära võtta, aga nüüd ma saan tõsta kõik korraga seal 5 ülemist korpust, ütleme, tõstame ülesse, siis saab alt ära vaadata, sest ema on alla mul asja ainult on. See on meie osa siit. Seal ei ole midagi vaadata. On sul veel põnevaid asju näidata, mis oleks nagu ütleme algajavale mesinikule vajalik on ja mõelda, mille peale edasi minna või kuidas, mis oleks abivahendid? No on põhjade vahetuse riist ka, see on sama põhimõttega, aga... No praegu me siin ei vale aeg näitamiseks, aga see käib lihtsalt vändaga keeran ja tõstan põhja pealt korpused üles ja saan põhja all ära vahetada, ära keerata küll. Jüri, sa oled meil koolituskeskuses väga populaarne koolitaja, kõik tahavad siia õppima tulla. Kuidas, praegu me lõpetasime just siin ettevõtjate kursuse, kes olid mesinikettevõtjad, olid edasi jõudnud. Ja samas on käinud ka täielikult null algajad Tartu kursuslased. Mida sa ütleksid nende nullide kohta, kes on alles alustanud mesindusega ja pärast esimest aastat tulevad siia vaatluspraktikale? Kuidas nad suhtuvad mesindusõppesse? Kas nad arvavad, et mesindus on lihtne töö? Ei oska öelda, mis nad arvavad. Aga mida sa ise ütled, kas mesinik olla on raske või kerge? Olenemis mõttes, jah. Füüsiliselt raske tööga on ikka hästi, kui teda palju pidada. Olvi, sina oled olnud abimesinik. Kuidas sina hindad seda aega, mis on mesindusele nüüd kulunud kõik? Eks suved on kiired. Suved on ikka kinni, jah. Ja kinni, aga talvel on jälle lihtsam, siis on aega raamatut lugeda ja... No te olete ka tegelikult tublid projektikirjutajad, teil on ikkagi nüüd läbi Liider või läbi PRIA toetusi ka sellised abivahendid ka soetatud, nagu sa ütlesid, et sinu töö on nüüd kergem, et vanasti sa tegid käsitsi väga palju. Jah, väga palju käsitsi, aga nüüd on ikka kaanetusaparaat ja automaatvurr ja kergem see asi. Et ikka on võimalik see, et kui alustada ühe taruga, olla töökas ja hästi tubli ise, on võimalik jõuda nii kaugele, et lõpuks on ka nii-öelda kaasaegne ja moodne mesindamise ruum. Eks peabki alustama ikka 1 ja 2 perega ja mõned aastad vaatama, kas üldse sobib see amet. Sest ega paljud hurraaga hakkavad ja palju peresid ja siis läheb palju peresid välja ja siis läheb isu ära ja ta peab ikka obi olema. Ja ta peab obi olema, mis muutub nii-öelda, kui obi saab tegelikult sissetulek. See on ju kõige parem asi, eks ole. Kas sa näitaksid mulle või meile ka oma tööruumi nüüd? Jaa, palun. Lähme vaatame. Lähme vaatame. Mesinikuks. Et sellest ühest tarust tuli siis mitukümmend taru ja 100 taru ja nii edasi, et... No algul olid, jah, kuidas ta arenes. Isa suri ära ja siis jäid temal pered üle ja sai need tuua, siis oli juba oma jagu neid peresid siin. Siis oli minu isa ja siis jäi ka äkki. Ja noh, siis meil olid lehmad ju, anti talu vanad lehmad tagasi, mis kunagi ära võeti. Ja siis meil oli nagu piimast elasime. Aga siis läks juba see piima andmine nii keeruliseks, ja nõuded nii suureks, et seda oli raske täita ja no meil ei olnud laudaruumi ka rohkem. Ja siis kaotasime ja lehmad ära ja
jäime ainult mesilaste peale. Vahepeal me isegi tegime tomatitaimi kasvatasime Ja, ja neid müüsime kasvatasin vahepeal kõvasti. mingi aja ja aga Jüri, sina oled teada-tuntud kui meistrimees. Palju sa üldse oled ise valmistanud igasuguseid abinõusid mesinduses? Oled sa kokku ka lugenud kõiki neid? Ei ole, aga eks need on jah omajagu ikka. Päris palju asju. Korpuse kokkulöömiseks sai teha üks hea abinõu ja Ja siis sa oled ju tuntud filmimees, sa oled oma tegemistest ju palju filme teinud. Kas kõik filmid on YouTube'is üleval? ei ole. Ma ei pannud neid ülesse ka. Algul, siis ei ole teile midagi siin näidata. Et kui õpilased tulevad kursuslased, et siis pole enam midagi näidata. No mina olen ju siin käinud kursuslastega juba rohkem kui 5 aastat. Ma ei ole näinud, et keegi oleks igavlenud. Et kõigil on ju jätkunud alati küsimusi ja kõikidele küsimustele olete suutnud ka vastuse anda. No jah, ma jutumees ei ole, mul on raskusi selle asjaga. Ma pilti näitan hea meelega. Ja jutumees sa suur ei ole, aga sa oled ikkagi hinnatud koolitaja ja hinnatud filmitegija ja kõik meistrimees. Sa oled käinud ju meil mitmetel õppereisidel ja ka õppereisidest filme teinud. Et filmindus on ka sinu kauaaegne hobi. Jah. Kunagi käisime Sloveenia Apimondjal. Ja seal olid nii vägevad asjad. Veneetsia ja siis need mingi Bastonia koopad või mis seal on. Bastonia koopad, jah. Siis vaatasin, et siin on küll kaamerat vaja, vahe pildi peale ei jää suurt midagi. Siis tuli isu. Muretsesin kaamera. Tähendab, selle reisil sa veel nagu ise filmida ei saanud, et siis alates järgnevast filmist siis tuli see. Siis peale selle on kõik reisid kirjas, jah. Aga sa teed ka pilte, sa pildistad mesilasi ja loodust. Oli kunagi see haigus ja oli natuke aega ja nüüd on kondid nii kanged, et ei saa mesilasel ligi enam, siis sai käpuli ikka õie juures olla ja... Te olete mesindanud nüüd aastakümneid. Kuidas tunnete, kui targad te olete mesindamises? Kas mesilane üllatab ikka veel või on nüüd juba tarkus kõik käes? Iga päev üllatab. Targaks ei saa kunagi. Nemad teevad ikka nii, nagu nemad tahavad, ei tee nii, nagu mina tahan. Mis oli viimane üllatus? Ma tea, ma ei oska öeldagi. Viimane üllatus oli, kui olid kupud sees ja panin tühja kunstkärgedega raami 2 audmeraami vahele, et ema oleks ruumi seal muneda ja ehitada ja nädala pärast oli see üles ehitatud ja metsarani täis. Ühtegi muna sisse ei tehtud. Muidu harilikult ikka hakkab seal ema toimetama. Aga täna vastu tuleb mesi nii hooga, et ma ei tea, mis saab. Tuleb kohe vuritama juba hakata. Aga te pole ju mesindust spetsiaalselt õppinud, te on elu ise õpetanud, eks ole? See oli teine aeg, kui teie alustasite. Jah. Aga mis tänapäeval, kas mesindushuviline, kes tahab hakata mesilasi pidama, peaks ta minema kursusele kõigepealt või võiks ka, et toon taru ja toon pere sinna sisse ja hakkan majandama? Eks ikka peab kuskil mingi juhendaja olema, jah, kelle käest küsida ja kes midagigi näitab ja teeb. Kas mesindus on palju muutunud võrreldes sellega, kui teie alustasite? Ma mõtlen mesilaste hingeelu seal tarus. Ei ole. Muutunud ei ole minu arust midagi. Kui lugeda see 1902. aasta raamatut, siis mesindus on ikka sama. Sa ütled, et 1902 ilmunud raamat on selline põnev raamat, mille järgi võiks tänapäeval veel ka mesindusvõtteid vaadata. Miks ei? Aga teil on veel väga huvitav hobi, harrastus. Kas lähme seda ka vaatama?
Ikka jah. Siin seina peal praegu ühte imelist kollektsiooni. Minu meelest on teie kollektsioon, kuidas ütelda, Euroopa suurim või ju maailmaski. Ma ei ole kuskilt kuulnud, et keegi oleks suutnud nii palju eriilmelisi mesilastega seotud kruuse koguda. Kus see mõte tekkis? Ma ei mäletagi enam, kuidas see hakkas. Ma mäletan, kui me seda maja nagu siin renoveerisime ja siis, kui ma siis panin asju kappi ja siis ma avastasin filmi pealt, et meil oli 5 või 6 kruusi. Siis, kas olid kingitud või olime ise ostnud, enam ei mäleta. See oli kuskil 2008 siis. No 2008, jah. Nii et tegelikult 2008. alates see on ju kõigest siis 13 aastat. Ja nii suurepärane kogu. Palju siin on teil? Olete jõudnud ise lugeda ka või? Viimati, kui ma lugesin, oli 205, aga peale selle me oleme nüüd juurde saanud. Ma ei ole nüüd lugenud üle. 210 vast on nüüd. Igal ühel on mesilane peal, jah? Muu loom võib ka olla, aga mesilane peab olema. Jah. Vägev. Mesinikud aastal 2012. Kas see oli suur üllatus? No ikka jah. Oli ikka jah. Sest tegelikult me juba mitmel aastal olime kandidaadid ka, aga jah, et neid valiti lõpuks. Aga peale selle olete võitnud ju ka veel kauni kodu või kauni talu auhinna. Jah, see oli talukonkurss 2007. aastal. Sellest on meil väljas siis seal embleem ka. No, lähme vaatame seda ka. Ja siis parima mee konkurssi ikka võitsime, meil on koridorisse.